Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast. Kris küsib. Tervitus kõikidele podcasti sõpradele ja vaatajatele. On olnud üsna pikk podcasti paus, peaaegu 2 kuud. Aga täna on päris eriline külaline. See ei ole keegi muu kui Eesti üks legendaarne puuriluhk ehk väravaht ja minu hea sõber Mihkel Aksalu. No tere tulemast, Miku! Tervist! Nii, Miku, tead, kõige klassikalisem küsimus üleüldse. Kuidas sa leidsid oma tee jalgpallini ja kuidas see kõik algas? Mängisime hoovis sõpradega palju, meil oli palju vaba aega, nutitelefoni ei olnud, olime õues, mängisime jalgpalli ja sealt hakkas vaikselt see asi arenema. Et sõpradega lihtsalt koos mängimine oli selline asi lõbus. Ja see kõiki siis algas Saaremaal, jah? Nii ta on Kuressaares. Tulteroosis. Okei. Siit ongi mingil määral hea kohe võtta ka sõnasabast kinni ja küsida selline asi hoopis, et tegelikult kui lihtne üleüldse on ühel saare poisil jõuda tipp jalgpalli välja? Ta ei ole lihtne. Ma arvan, et ükskõik mis spordialal, ükskõik kus oled, et ega see lihtne ei ole. Vahet ei ole väga ka isegi kus sa oled. Et võib-olla Saaremaa kaugus mängib rolli Eesti mõttes, aga tippu jõuda ükskõik mis alal või asjas on keeruline. Okei. Aga kumb mandri jalgpallurid on siis paremad, kas saarlased või hiidlased? Statistiliselt ma arvan, praegu vist Saaremaa on natuke ees. Okei. No ma olin enam kui kindel, et siit selline vastus tuleb. Nii, aga siis su karjäär algaski FC Kuressaarest. Jah, enne seda noortesüsteemi oli seal veel BB Sport ja siis Kuressaare, jah. Oma kõige esimest mängu mäletad Kuressaares Premium liigas? Ei, ma ei saa öelda, et ma mäletan. Pigem mitte. Okei. Nii. Siis sellele järgnes Flora. Jah. Ja siis sealt, nagu ma saangi aru, kasvaski välja, et teil oli ju kogu aeg Saaremaa ja nagu Flora on enam-vähem teinud koostööd ja asju, siis sealt oligi juba pakkumine, et nüüd Flora süsteemi, Miku. See tuli niimoodi, et ma mängisin Kuressaare eest ja siis kutsuti mind Florasse sellise siis süsteemiga, et ma läksin kooli Audentesesse, seal avati jalgpalliklass ja läksin kooli Audentesesse, samal ajal treenisime Flora esindusmeeskonnaga või mina treenisin Flora esindusmeeskonnaga ja esindasin Pärnu Tervist. Ja siis sealt edasi, jah, põhimeeskonda sain põhimeeskonna eest mängida ja sealt nüüd ja vaikselt edasi läks. Okei. Aga tuleb silme ette äkki mingi siuke põnevam või huvitavam mäng ka Floras, kus nagu oli mingi ilga andmine või nii? Ei, Floras oli palju huvitavaid. See oli, Flora aeg oli üldse üks huvitav aeg. Seal ju esimene kokkupuude nii-öelda ikkagi kõrgetasemelise treeningu ja mängudega, et see aeg, kui mina ju sinna läksin, siis oli veel peatreener Arno Paipers. Et meil nii treeninglaagreid Maltal, mänge seal oli Pasi Raudiainen ju treener, et neid huvitavaid aegu seal Floras oli väga palju. Soome üks legend võib öelda. Jah, ei, ta oli väga kihvt ja huvitav tegelane, et õnnelik selle üle, et temaga sai koos töötada.
Siit, kui juba Florast jutt oli, siis meenutaks sulle üht asja, et kui sa nii-öelda noor ja roheline veel olid, siis käisite ka oma Flora võistkonna tiimiga sellises saates nagu Rooside sõda. Nii, oli Oli? ja mäletan. Nii, siit jõuame äkki siis juba edasi. Aga kas sa tead, mis küsimus seal oli, millele ma vastama pidin? Ei tea, sest ma olen paraku YouTube'ist ainult klippi sellest näinud. Nimeta üks F1 meeskond. Üks meeskond. F1 meeskond, jah. Ahah. Nüüd siit ütlekski äkki mingi Red Bull või Ferrari või? No sellel ajal mina ütlesin McLaren ja rahvas ütles Ferrari, nii et sealt vooruvõitu vist ei saanud või oli ta vastupidi, aga noh, selles mõttes küsimus oli jah selline. Aha. Väga huvitav kogemus. Okei. Aga kas mingil määral sina ka nõustud minuga, et ikkagi vaata, kui Flora mängud olid, siis ilmselgelt ikkagi jalgpallurid lähevad alati võitma, kõik mängud on tähtsad, aga kas juba sel ajal oli ikkagi see derbylahing nagu Levadia ja Flora ikkagi kõige nagu siukse nagu tähtsam või erilisem? Ja ikka oli, aga sellel ajal oli ka ju TVMK, kes oli väga tugev. Nõmme Kalju samamoodi, et Levadiaga olid keerulised ja rasked mängud selles mõttes ja ka huvitavad, aga see aeg, kui mina seal olin, siis Floral ei olnud kõige parem periood nii-öelda käsil. Et selles mõttes tiitlit siis, kui ma mängisin Flora ees, siis tiitlit meil ju ei õnnestunud võita. Minul vähemalt siis Floraga, et ma olin meeskonnas küll, kui Arno Paipers veel oli treener ja võitsime tiitli, sain ühe mängu Kuressaare vastu vist sain mängida, aga ei, väga huvitav aeg. Okei. Siis oled saanud ka oma kanna kinnitada ka välismaale. Mis oli sinu kõige esimene välisklubi? Ma läksin Sheffield Unitedisse. Oli esimene sealt, olin laenul Mansfield Townis ja siis sain vigastada seal ühel treeningul tegelikult samal ajal, kui ma kõigepealt läksin laenule Mansfield Towni ja siis seal oli selline nii-öelda kokkulepe, et ma siis oli kuuajaline laen, siis, et ma 6 aega mängin Mansfield Towni eest, kes oli sellel ajal Conference League'is. Ja minu arust ma käisin seal läksin koha peale ja järgmine nädal oli vist mäng. Peale seda mängu ma läksin uuesti koduklubi nii-öelda Sheffieldi juurde tagasi ja siis ma sain vigastada, et ühe mängu mängisin või 2 mängu mängisin veel Mansfield Towni eest. Isegi õnnestus FA karikas mängida, 1 ring võitsime Halifaxi vastu vist. Ja siis ma olin juba vigastatud, et vigastusega mängisin, aga siis lõpuks koorus välja ikkagi, et seljavigastus on nii tõsine, et minu periood seal sai peale operatsiooni sai otsa ja siis tulin koju tagasi. Aga ilmselgelt juba siis, et sa olid ju seal Inglismaal on ju, et see taristu ja kõik see asi oli küll ikka nagu nii, et vau, kui nagu võrredes nüüd selle ajaga, mis siin nagu Eestis oli või nii või? Jah ja ei. Sheffield United sellel ajal oli, ütleme siis, ta on väga suur klubi, aga see treeningbaas, mis oli selline, ei olnud, ütleme siis niimoodi, ta ei olnud uhke. Ta oli selline inglaslik selline spordibaas, kõik vajalik oli olemas, midagi üleloomulikku ei olnud. Väljakud olid suurepärased, kõik tingimused olid olemas, aga seal ei olnud midagi sellist, ütleme täitsa sellist vau, et see, mida meil siin sellel ajal ei olnud. Kuidas fännid olid? Tublid. Et eks seal on see kultuur on ju natuke teistsugune kui meil siin, et
staadion oli rahvast täis, kui mängud olid ja selles mõttes linn ise oli tore ja Mhm. aga noh, muidugi kui ma sinna läksin, eks vahe seal nii-öelda, mida vist vast enamus räägivad, kes esimest korda lähevad, et eks need koormuste vahe ja see füüsilisus oli ikkagi teisel tasemel, et suure tõenäosusega mu tervis sinna selle nahka läkski, et ühtepidi füüsiliselt võib-olla ei olnud valmis nendeks koormusteks, mis seal nõuti. Aga seda me ei saa kunagi teada. Mhm. Ja siis, nagu ma saan aru, järgnes teekond Soomes ja Seinäjokis, kui ma nüüd õieti hääldasin selle järgi, Seinäjoki. Õige. Ei, vahepeal Inglismaalt ma tulin tagasi, siis ma olin Floras korra ja siis ma võtsin veel ühe pausi, et selga ravida ja siis viis mu tee Soome. Ja räägi natuke siis sellest Soomes olemisest ka. Seal sa ikkagi kujunesid ka ikkagi legendiks, kui nii võib öelda ju. No, kas just legendiks, aga see oli kihvt aeg. Ma arvan, üks selles mõttes, sportlikus mõttes võib-olla kõige sellisem sportlikus mõttes kõige produktiivsemaks ajaks sai see Soomes veedetud aeg, et seal ma sattusin õigel ajal sinna õigesse klubisse, õige treeneri juurde, et selles mõttes vigastust tagasi tulles klubi enda põhiväravvaht, kes oli saanud just kas kuu aega enne minu tulekut oli saanud sääreluu murru ja otsiti kiirelt siis nii-öelda varianti ja Gert Kamps siis soovitas peatreenerile mind ja siis kuidagi üks päev olin ma laeva peal ja rongis ja jõudsin kohale ja siis leidsime nii-öelda ühise kokkuleppe ja 7 hooaega sai seal oldud. Ja kuidas sa nüüd, kui juba küsisime Inglismaa kohta, aga kuidas siis Soome see taristu ja kõik see asi seal oli? No vot, see lühidalt ei saa sulle seda kokku võtta, seda Soome aega, et kui ma sinna läksin, siis klubi oli, staadion oli, ütleme selline vana staadion, ütleme, ta võib, kui võrrelda millega, siis ta sarnanes võib-olla Kadrioru staadioniga, aga natukene väiksem. Kui esimest hooaega, kui me seal esiliigas mängisime, siis me ju tõusime kohe nii-öelda Veikkausliigasse, siis Soome meistriliigasse. Esimese hooaja või tähendab 2 hooaega mängisime veel nii-öelda siis vanal staadionil ja siis hakati ju seal ehitama uut staadionit, et kas see oli 3. aasta meistriliigas, kui me olime, siis oli uus staadion oli valmis saanud, mis oli, ütleme siis Soome mõistes kõige modernsem ja ilusam staadion. Et seal ka alguses need nii-öelda tingimused ei olnud kõige paremad, aga tulemuste paranedes tingimused ka paranesid. Ja täna on ikkagi see üks ilusamaid staadioneid Soomes. Ja nagu ma saan aru, siis sa olid seal koos Gertiga, jah? Kampsi Gertiga. 2 aastat olime koos. Ja kuidas Gert ennast üleval pidas seal siis? Minu arust on igal pool ennast hästi üleval pidanud, et ta oli ju mängis väga suurt rolli selles meeskonnas ja võib ikkagi öelda, et ilma temata ja tema panuseta mitte ainult nii-öelda siis platsi peal, vaid ka platsi kõrval, et ega oleks, mitte et need tulemused oleks tulemata jäänud, aga ta oli meeskonnas oli väga-väga suur roll tal.
väga kihvt aeg oli temaga koos seal olla. okei. Aga kuidas siis nagu Soome fännid olid? Väga head. Ega seal on selline nii-öelda fänniühendus nagu klopid, et on olnud nii-öelda, see aeg, kui mina ju sinna läksin, siis oli esimene aasta tõusime siis esiliigast meistriliigasse. Esimene aasta meistriliigas võitsime hõbeda, teisel aastal võitsime tiitli, kolmandal aastal olime vist kolmandad. Et ega nad väga nagu, ütleme siis nii, et sai suhteliselt kiiresti, sai nad ikkagi ära hellitatud, et võidurõõm oli rohkem kui kaotuse valu, aga ei, seal on fänni nii-öelda organisatsioon, mis nendel on väga tubli ja häälekalt on nad kogu aeg kohal ja toimetavad seal, sest meil oli ju uuel staadionil oli iga kodumäng seal 2500–3500 pealtvaatajat, vanal staadionil oli seal 1500 kogu aeg, et neid oli alati kuulda ja alati oli üks nii-öelda grupp fänne siis, kes sõitsid kõikidele kodumängudele kaasa, et meil ei olnud ühtegi, ma ei mäleta mitte kodu- või võõrsil mängudele, et ühtegi võõrsil mängu ma ei mäleta, kus ei oleks siis vähemalt ühte fänni kohal olnud. Vahet ei ole, kus me käisime või millal me käisime, siis alati keegi oli kohal esindatud, et selles mõttes nad olid väga tublid. Loodan, et minu häält sa oled ka siis staadionil küll ja küll kuulnud, kus sa mängi olid. Aga siit, viimane asi olekski meelest ära näinud, kas selle, see oli nüüd 7 hooaeg olid, jah, seal on ju, et kas soome keel jäi ka suu? Ikka. Ja täiesti suhtlustasandil niimoodi, et ma arvan, suhtlustasandil ma saan hakkama. Aga ei juhtunud nii, et ütleme, kuna minu podcast on sinuga avatud, et siin võib kõigest rääkida. Mõni vänn ei karjunud sulle seda kõige kurikuulsamat soome sõna, et ärme seda päris välja võika, aga piikse ühte asja, et aista seda sammust. Sest tavaliselt ju väravoht võib saada selle suurema karma enda peale ka. Ei, eks ikka on olemas ju, ütleme siis Seinäjoe klubi jaoks oli kõige suurem siis, ütleme siis Eestis on Tallinna derbi Flora ja Levadia, et siis Seinäjoe jaoks oli kõige suurem derbi VPS-iga ehk siis Vaasa meeskonnaga, et kui nende vastu, ütleme siis, ega Seinäjoe fännidel on ütlus, et vahet ei ole, et te võite hooaja jooksul kõik mängud kaotada, peaasi, et VPS-i võidate. Et selles mõttes see oli ainuke asi, mis neid nii-öelda siis huvitas. Et eks seal ikka krõbedaid sõnu tuli, aga see on igal pool. See on klassikaline, võib öelda tegelikult, kui tippspordis oled. Üks osa sellest jalgpallikultuurist. Jah, täpselt nii. Aga palju teid Soome liigas üleüldse kokku on? Et meid on ju 10 on ju, siis 12, okei. Aga mis sa nägis isiklikult nüüd sellest arvad? Mina teinekord olen öelnud ka nägis isiklikult tähtsamatele eradele ja osade vännidega olen rääkinud, minu meelest oleks see nagu positiivne, et meid oleks ka 12 või niimoodi. Kuidas sa sellesse suudud, kui nagu Eestis oleks samasugune süsteem nüüd? Igaks juhuks üle kontrollima, kas on 12, aga suurendada liigat, see on, see ei ole nii lihtne, ütleme. Ja. Muidugi oleks tervitatav, kui oleks rohkem klubisi, aga klubi, ütleme siis sportlik tase ja see klubide finantspool peab ka ju sellega kaasa tulema, et reisimist ja nii-öelda mängijaid on vaja ju palgata, et kui sa suurendad klubide arvu liigas, siis on sul vaja ka neid nii-öelda häid mängijaid ja et kas neid siis jätkub kõigile, aga ütleme, see on, võiks olla, aga ma arvan, et see on selline teema, mida arutatakse, aga eks see tõde on seal kusagil mujal. Okei. Ja siis sellele järgnes Paide linna meeskond, kus lõppes ka sinu karjäär. Nii on. Nii. Ja räägime nüüd siis sellest. Räägime.
mis sa kuulda tahad sellest? No kõike, mida legend välja suudab tulistada selle kõige tähtsama klubi kohast. Ennast siia ma sattusin jälle Gerdi soovitusel, et kui ma tulin Soomest tagasi, siis see nii-öelda seljavigastus on mind saatnud ju terve, ütleme, selle Inglismaa käigu järgselt igal pool, et ta on olnud selline keeruline tee siis selle koha pealt, et ta valutab kogu aeg, kui ma midagi ei tee, et kui ma sporti teen, siis ta ei valuta ja kui ma sporti ei tee, siis selg tohutult valutab, et kui ma Seinajoelt tagasi tulin Eestisse, siis oli plaan, et ma rohkem ei mängi. Sai vist järsku kas aastake pausi peetud ja siis kõigepealt mäletan, et Gert vist helistas mulle ja soovis, et ma tuleksin vaikselt või ühesõnaga aitaks võib-olla organisatoorselt Paidet kuidagi ja siis Slava vist oli ka peatreener, siis ma rääkisin Slavaga ja siis Slava Vetslav Sahvaiko siis ütles, et järsku tuled ikkagi trenni ja teed trenni meiega natuke koos ja vaatame, et järsku on võimalik nagu mängida ka ja siis tulin trenni, tegime natuke aega ja siis mõtlesime, et proovime, ma ei mäleta, kas seal oli järsku, et proovime hooaja lõpuni ja vaatame siis, kuidas sealt edasi läheme. Ja peale, ma ei teagi palju, kas 4 hooaega või peale 4 hooaega sai siis ikkagi lõplikult läbi see värk. Ja siin kohe mainikski ära, et nende aastate jooksul sa said mulle ikka väga heaks ja tohutuks vingeks sõbraks. Sind oli alati vahva ja vinge vaadata. Siis samuti ma kiidan ja tänan sind, et sa kinkisid mulle 2 vinget särki ja veel igasugust tahvi, et üks on praegu seljaski sinu koondise särk ja siis punane Paide linna meeskonna särk. Ja ma mäletan veel suurepäraselt seda, et kui oli lahkumismäng sul Viljandi hallis, samuti siis läks ka Andrei Vrolov minema, aga tema jätkas oma karjääri, siis ma tegin teile siuksed suured plakatid koos teiega siis tehtud erinevate piltidega ja panin tekstid juurde ja raamisin need ära ja kinkisin need teile. Raam on ilusasti sauna eesruumis ülesse pandud, nii et on õigel kohal. Ja ma loodan, et selline väikene kingitus siis meeldis. Ja ei, väga ilus kingitus oli, aitäh sulle selle eest. Nii, aga koheselt me läheme Paide teemaga tegelikult edasi, ennem kui me jõuame koondise juurde. Et ütle nüüd mulle päris ausalt, sina olid see mees, kes tassis meid põhimõtteliselt võib öelda 3. eurosarja ringi ühel aastal, kui sa olid tohutult kõva puurilukk ja võib öelda penatimeister. Räägi, kuidas see kõik siis sündis ja kui lihtne või mis hetkel üleüldse see väravaht tajub selle ära, et võt nüüd sinna ma hüppan ja sinna ta lööb. Ja penalt võtan. Ma võtaks natuke su seda entusiasmi maha selle koha pealt, et päris nii ei saa öelda. Et ma arvan, et see eurosuvi, mis oli, et nii treenerite staff kui kõik ülejäänud mängijad ikkagi andsid endast natuke rohkem kui maksimumi ja tänu sellele saime me sealt edasi, et see, et nüüd need penaltid sellisena välja kukkusid, et noh, see on võib-olla selline kirss tordil, aga seda kirssi ju 25 inimese vahel kuidagi ära ei jaga, et seal torti on ka nagu vaja, et ma arvan, et kõik terve ülejäänud meeskond ikkagi aitas meid sinna viimase nii-öelda tõkke juurde ja ma sain lihtsalt seal võib-olla siis natuke rohkem silma paista või aidata, aga tegelikult tegi terve meeskond seal, ma ei räägi ainult nendest, kes mängisid, vaid need, kes ei mänginud, et see oli võib-olla see periood oli üks kindlasti, ütleme siis, kui panna nii-öelda enda seda
karjääris neid pingeritta, siis see meistritiitli aasta seal Seinajõel on üks selliseid eredamaid, siis see eurosuvi on ütleme sellega koos seal väga kõrgel kohal, et lihtsalt see, kuidas need meeskonnad siis ütleme seda edu saavutasid ja kui sarnased nad olid siis selles mõttes selle edu saavutamisel, et kõik toimis, kõik teadsid enda kohta, kõik toetasid üksteist, kõik olid nõudlikud, sõbralikud ja kõik muud, et see oli sihuke väga kihvtid kollektiivid, kus nii-öelda olla ja sellepärast ma ütlengi, et noh, ütleme siis penaltitõrjed jäävad küll meelde, aga mehed ju jooksid seal 120 minutit ja ikkagi toimetasid väga hästi ja ennastsalgavalt, et selles mõttes see, ma ei tahaks kuidagi enda peale seda võtta. Nojah, okei, seda muidugi, kõik olid tegelikult tublid ja te väärisite kõik seda. Kõik terve organisatsioon, et ei saa ära unustada seda, et ju kui me nendel nii-öelda reisidel ja muudel asjadel käisime, et terve organisatsioon oli sellega seotud seal nii juhtkonnast kuni nendeni, kes olid koha peal, ütleme siis, kui meeskond, kui me olime seal nii-öelda Gruusias või kus iganes ja pidime tagasi tulema, siis samamoodi olid ju siin inimesed, kes korraldasid juba Pärnut ja et noh, kõik andsid endast ikka uskumatu panuse, et ei saa neid ära unustada. Nii, siis võtame järgmiseks kõige meie püham sinimustvalge Eesti kondis ja 46 mängu. Jah. Kas seal mäletad Eesti kondisest kõige esimest mängu? Puhtalt ise nüüd. Kas see oli järsku Montenegro või? Kas sa tead? Minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, siis oli küll Montenegro, jah. Sest ma just ka vaatasin seda statistikat ja siis, kui ma eksi, oli jah Montenegro vist, jah. Päris täpselt nii-öelda kodutööd ei jõudnud teha, sest et üsna kiiresti juhtus. Aga saad panna selle nupukese pärast alla, et kas oli, aga ega debüüt oli, kui ma ei eksi, siis jah, Montenegro ja kas me kaotasime selle 1-0 selle mängu järgi? Vaat siin ma olen ka nüüd tegelikult sinu masti, et minu meelest see oli täpselt nii, et kas me saimegi nüüd kaotuse 1-0 või me võitsime või me mängisime piiki, et kuidagi miskit see oli, et see oli väga mingi madal asi. Ma mäletan küll, et kui ma nüüd paar päeva tagasi seda Jalgpalliliidu lehekäält vaatasin, siis seis oli küll siukene, et nipa-napa. Jah, ei, selles mõttes mingid osas sellest mängust ma mäletan, aga noh, eks ta on selline, et kui need asjad, kui ei ole planeeritud, ütleme siis debüüdid, siis ega seal väga palju nautimist ei ole, et sellist närvi on rohkem sees, et ega väga palju ma sellest mängust ei mäleta. Aga selline asi oli, jah. Aga viimast mängu mäletad Eesti koondisest? Ja siin ma ei saa nüüd sind aidata ka, sest mina ise seda ei mäleta. Kas Tšehhi ei jäänud mu viimaseks mänguks? Okei. Sa pead see katt ja peab üle kontrollima igaks juhuks. Sest kui see nii on, siis see ju tuli viimane mäng, kui on, ma ei tea, kontrollime. Ja, ütleme kaameramehele edasi, kes seal seisab. Hüüdnimi O. Naerab ka veel praegu. Vana Manchester City vän. Kas on Tšehhi? Nii, aga me jõuame selle hetkel nüüd juba siin järgmist küsimust võtta ja küsida hoopis sellist asja nüüd.
sinu karjääri kurb hetk ja samuti ka õnnelik? Kui sa võtaksid nüüd kokku. Kurb hetk. Jah, mis nagu mõtledki, et issand, me olime nagu nii ligi lähedal, et miks me pidime niimoodi kaotama või näiteks mingi kurbus kõige rohkem tekitanud? Selliseid nii-öelda, eks ikka on mingisugused mänge, mida oled kaotanud, aga ma ei ole kunagi tundnud sellist nii-öelda tohutut kurbust, sest mäng on ju tavaliselt ikkagi üks mitmekümnest, et selles mõttes järgmine asi tuleb juba peale, aga ma pean mõtlema selle peale natuke. Okay. Võtame selle hea osa, eks hea osa on lihtsam, et see ongi, ma arvan, riburada pidi lähevad siin Seinäjoega meistriliigasse nii-öelda tõusmine, esimene hõbe järgmisel aastal kohe, ja siis meistritiitel, et need olid sellised uskumatud ja siis muidugi karikavõit Paidega ja siis sama Eurosari ilmselt kindlasti. Ja siis see Eurosari, et selles mõttes need on ikkagi sellised tunded, mida on nagu keeruline võib-olla isegi kirjeldada, et ja see kontekst on veel see, et neid oli, need kõik, millest ma räägin, võib-olla neid oli siis meeskonnale ja klubile oli rohkem vaja, kui ütleme siis, kui mängijale indiviidile, et selles mõttes need olid tähtsad kogu klubi jaoks kõik need tulemused. Okay. Et see omas seda tähtsust nagu, või just see, et need olid sellised, ütleme siis esimene kord. Okay. Aga kas sul on olnud mingi eeskuju või ka lemmikmängija, motivaator? Motivaator? Minu eeskujuks ikkagi oli Mart Poom siis, sest koondis käis siis, mäletan hästi seda, kui koondis tuli Kuressaarde, tuli mängima seal, ma mäleta, kas see oli valiksari või pigem sõprusmäng, mingi maavõistlus oli minu arust Kuressaare staadionil ja siis ma läksin seda vaatama ja siis sellest, eelnevalt oli muidugi telekast näinud Marti koondise eest, sest klubi mänge kuskilt üle ei näida või ei olnud võimalik vaadata, siis koondis oli see koht ja tema oli see motivaator ja eeskuju ja mingi hetk, kui ta oli Inglismaal ja mina olin Floras ja siis tekkis selline olukord, kui Mart tuli minu arust suvel tuli puhkusele ja olid mingisugused koondise mängud, siis ta tahtis trenni teha ja siis ta kutsus mind teda abistama nii-öelda, et see oli see hetk, mis nagu on eredalt meeles, need harjutused ja nii-öelda temaga see treeningu tegemine, et siis need võib-olla panid ennast rohkem liigutama, sai lähedalt näha, kuidas tippväravaht trenni teeb, milline ta tehnika on, miks ta midagi teeb. Et ega me väga palju ei jutustanud seal, aga ütleme see visuaalne pool, et ma sain jälgida, et mismoodi ta asju tegi, et see nagu aitas minu edasisele karjäärile väga palju kaasa. Ja pärast ju oli terve koondise aja oli ju, ütleme siis peaaegu terve minu koondise aja oli ta ju väravate treener ka, et eks sai jutustatud ja arutatud paljude asjade üle ja eeskujust sai treener ja selles mõttes tema.
okei. Aga endal pole tahtmist olnud, et äkki teen ka treeneri paberi ära ja hakkan midagi ikka mõtlema. mõlgutan neid mõtteid kogu aeg peas. Mhm. Eks paistab, mis sellest saab. Aga kas sa siis tunnetad, et sa ütlesid, mis sellest saab, on ju, aga kas sa pigem oleksid nagu niisugune nagu noortetreener, lastetreener või nagu tahaksid ka ikka sinna nagu päris tippu siis juba minna, et siin kuhugi äkki klubi juurde mingeid mehi juhendama või ja miks mitte ka tegelikult naisi? Vot seda on mul raske öelda, aga pigem noored, et pigem oleks noored, aga ma ei tea, ma ei oska sulle sellele vastata. Aga eks mõtteid on võlgutatud küll sel teemal. Okei. Nii, aga mis on sinu lemmikklubi, kui minna nagu lihtsalt puhtalt nagu vännina või nagu kaasaelajana? Ma pean ütlema, et mul ei ole lemmikklubi. Ma elan kaasa muidugi Paide tegemistele, kõikidele Eesti meeskondadele, kui nad nii-öelda, kui nende vastased tulevad Euroopast, et hoian neile alati pöialt ja üritan kõiki mänge vaadata, mis toimuvad. Välismaal, ütleme siis, sümpatiseerib või on eluaeg mulle sümpatiseerinud Inglise liiga, aga ütleme siis tänaseks päevaks võib-olla, kui siis pigem ma vaatan sellist tabeli keskmikke või selliseid, mulle meeldib selline jalgpall, mis on selline, ütleme siis üles-alla, mitte võib-olla nii taktikaline ja palli hoidmine, et pigem mulle meeldib vaadata selliseid mänge, mis on palju momente, palju võitlust. Et see on see jalgpall, mida mulle meeldib vaadata ja seal ei ole spetsiifilisi meeskondi. Et noh, ütleme, mulle ei meeldi vaadata kodus teleka taga või staadionil, kuidas üks meeskond 85 minutit palli hoiab, et see neid söödutrenne ma olen oma elus näinud piisavalt. Ma tahaks ikkagi tõrjeid, lööke, võitlusi. See on see, mis mulle meeldib. No, okei. Aga räägi nüüd mulle see lugu pigem ära, et kuidas juhtus nii, et mida ma võin ka ise kinnitada, et olen ka mina teiega viibinud seal riietusruumis ja alati olnud see pealik ja ultravänn, kes meeskonnale enne või peale mängu siis kõnet peab, on ju. Et sinust sai riietusruumi võib öelda DJ või see, kes valis alati muusikat ja pani, et teised poisid ei tahtnud mitte kohe panna. Ma arvan, et see kujunes lihtsalt sellest välja, et kui võta ükskõik mis seltskond ja proovi, et keegi paneb enda playlisti peale, et keegi nagu kõik häbenevad, et mida nad kuulavad või keegi ei taha ja siis lõpuks ütleme, on olnud juhtumeid, kus noorem seltskond või siis nooremad mängijad meeskonnast panevad enda nii-öelda muusika maitse panevad peale, siis on niimoodi, et vanemal generatsioonil võib-olla hakkab süda liiga palju puperdama ja kõrvadest verd jooksma, et siis tuleb leida nagu see kesktee ja ma olin võib-olla see kesktee, kus noortel kannatas kuulata muusikat ja vanemad siis võib-olla nautisid, aga see lihtsalt kuidagi poolkogemata kujunes niimoodi välja. No mina mäletan, et sealt tuli ikka vana hea retro, on ju, ja mina olen isiklikult väga kõva retromuusika kuulaja. Et mäletan ühe korra isiklikult siukest asja, et rääkisime meie Üsoga ehk siis Riina Riisikuga juttu, on ju, ja korraga tuleb mingi hingetuna langen su käte vahele ja siis on nii kuum. Et tuli ikka päris head klassikat. Ja, aga see on meeleolu muusika, et seal on ma arvan, et õigel muusikal või tähendab muusikal õiges kohas ja need samad, ütleme siis Eesti lood, et need loovadki sellise võib-olla võtavad mingisuguseid pingeid ja mõtteid maha, et sellel on kindel oma koht olemas ja võib-olla
võib-olla selles playlistis või see, mida me mängisime, võib-olla need aitasid mingil moel kaasa sportlikule tulemusele. Okei. Aga on sul rääkida ka näiteks mingi huvitav nali või põnev nagu siukene nagu vahejuhtum? Ja siin naljal ma peangi silmaks näiteks nii, et üks su ametikaaslane ja meie praegune nii-öelda varuväravaht siis Marko Meerits ütles, et mängis Nõmme Kaljus ja hakati Saaremaale mängule minema ja näed, üks Brasiilia kutt jäi maha, sadamasse läks vetsu korraks, või siis kellelgi on putsad maha jäänud ja. Meil oli Paides oli mäng, ma unustasin kindad maha. Et selles mõttes kindad jäid Tallinnasse, et see on võib-olla selline aga kuidas asi ära laenes? Tragikoomiline. No õnneks oli see viimane hooaeg, kui ma Paides olin ja Jarju mängis, ma laenasin ma arvan, Jüris laenas mulle kindad ja nii oli jah. Jüris laenas mulle kindad, mis olid kaks numbrit või 3 numbrit väiksed. Soojenduse saime tehtud ja siis ega seal nii-öelda naljaks paar olukorda. Ma ei mäleta, kelle vastu mängisime, aga mäletan seda, et paar olukorda oli mängus, kus Jarju sai seal mingis nurgalöögis, mis sai kas õlale midagi viga või siis oli küll selline, istud seal ja mõtle, et no nii, hakkab pihta, et kõigepealt jäävad kindad koju ja nüüd peab nende siis väikeste kinnastega peab väljakule ka minema, aga lõppea kõik ja et Jarju mängis ilusti lõpuni ja me võitsime ka selle mängu, ma mäleta, kelle vastu me mängisime, aga see on võib-olla selline. Aga eks neid unustamise ikka on ja need kõige koomilisemad asjad jäävad nii-öelda enda mälestustesse, et neid on teisi osapooli ja siis ei tahaks seda avaldada, aga ikka juhtub, kui on ju suur seltskond organisatsioonis ja kõigil oma toimetamised ja tegevused, et eks ikka seal asju juhtub aga need jäävad ootama võib-olla teisi aegu, kui nendest rääkida. Aga mis oli sinu nagu harjumus enne ja peale mängu, kui üleüldse oli? Harjumus? Et äkki võis olla, et näiteks nii, et tahtsidki tundi aega magada või ma ei tea, äkki hoopis toome lihtsalt mingi ulmelist asja, äkki hoopis, ma ei tea, mediteerida, ma ei tea, värske õhu käes umbes. Viimane, tähendab, ma arvan, see hakkas järsku Soomest, siis kui ma Soome läksin, siis ma alustasin küll ühe harjumusega, mis ma tegin alati enne mängu, et kui ma tulin soojenduselt ära ja ma läksin riietusruumi, siis ma panin silmad kinni ja üritasin nii-öelda enda silmade ette kujutelda kõikide enda jaoks tähtsate inimeste näod, et seal abikaasa, lapsed, sõbrad, kes vanemad, et vanavanemad, et see oli nagu selline rituaal, et vahet ei olnud, kus ma ka nii-öelda ei mänginud, et siis nende inimeste või ütleme minu lähedaste inimeste, siis ma üritasin nende näod endale korraks silmade ette saada, et see ühtepidi võttis ära võib-olla selle pinge sellelt mängult ja korra sai lihtsalt olla rahulikult, sest tavaliselt jääb ju väravaht läheb 10 minutit või natukene varem, kui mängijad läheb sisse ja siis on selline aeg enda jaoks, et sättida võib-olla seal kindaid ja riideid ja pead vahetama siis. Sellest väike paus teha, siis see oli minu üks. Aga võt sellest ma ei saa aru, miks te alati nii palju varem lähete? Kui mängijad, ütleme, väljakuid ju enamus kohtades ikkagi kastetakse, et kui sa teed soojenduse, siis on ju
peale soojendust, kui sa sisse lähed, siis tavaliselt oled sa liige märg, et selles mõttes sa üritad ikkagi kuiva või võistlusvormi endale selga panna ja võib-olla ongi, kui seal on kujunenud niimoodi, et väravahtel läheb tavaliselt selle kõikide riiete siis seljast äravõtmine ja uute panemine, et see ikka võtab natuke rohkem aega, et mängijad tulevad tavaliselt sisse, vahetavad särgi ära ja panevad kaitsmed peale ja lähme. Et meil võtab kahjuks natuke rohkem või võttis siis natuke rohkem see aega. Okei. Nii, teine teema, mis minule väga tähtis on, naiste jalgpall. Oled sa natuke naiste jalgpalliga kursis ka, jälgid sa seda? Ikka. Ja kas sa leiad, et Eestis peaks rohkem propageerima ja esile tooma naiste jalgpalli? Absoluutselt. No, praegu ju ütleme, ma arvan, et tänu sellega, et Paide naiskond meistriliigasse tuli, et noh, siis on ju kindlasti asi läinud põnevamaks, saab rohkem nii-öelda kõlapinda ja üleüldiselt on ju naiste jalgpallist ja üldse ütleme siis ka tüdrukute jalgpallist on rohkem rääkima hakatud. Et ma arvan, tüdrukute ja naiste jalgpallil on väga suur tulevik ja tasakesi ja hästi kasvab ka Eesti nii-öelda siis naiste jalgpall. Et ma üldse ei kahtle, et nad on kogu aeg tõusuteel. Siin võiks kohe ära mainida, et U17 Piigad eile Karmööri juhendamisel tulid Baltikumi parimateks eestlased. Et ma arvan, kõik klubid on juurde pannud selles töös ja eesotsas mu kõige suurem vend Martin Reim, Vamos Viimsi naiskond. Just. Et kõik panevad sinna finantsi, sest noh, tahes tahtmata ikkagi sport nõuab ju vahendeid, et nõuab treenereid, head treenerid ei tule niisama, see nõuab vahendeid ja klubid teevad rasket tööd, et leida toetajaid ja täna tundub, et neid toetajaid leitakse ja klubid on nõus investeerima sinna ja ma arvan, et naiste jalgpalli on kindlasti helge tulevik Eestis olemas. Legend on rääkinud, nii et kuulake naisväravaid ka. Nii, aga sina, kes oled olnud tegelikult legend, siis küsiks hoopis sellist asja, et oskad sa mulle nimetada mingi ebameeldiv vastane ehk siis täpsemalt ründaja, kes muutis põhimõtteliselt sinul kui väravahitöönud täitsa mõrudaks. Ja kelle vastu oli nagu raske ikkagi üldiselt kas penatit ära võtta või üleüldse lööki või nii, et oli nii jalaga ja löögiga? Ei no, ega neid hea löögiga ründajaid on olnud küll ja veel igal pool, aga keda ma olen toonud välja erinevates, ütleme siis sellistes vestlustes, oli üks mängija siis ütleme heas mõttes siis, keda ma vihkasin ja kelle vastu ma ei tahtnud mängida, oli Nikita Andreev, et ta oli väga ebameeldiv ründaja. Ta oli selline ründaja, kelle vastu ei tahtnud mängida, vaid oleks tahtnud, et ta oleks su meeskonnas. Et see, kuidas ta võitles ja kõikidesse olukordadesse alati lõpuni läks, et see oli muljet avaldav. Et tema on üks selline, aga noh, väga hea jalaga neid mängijaid on siin küll ja veel, et aga jätame Nikita Andreevis
nii, okei. Ja nüüd päris lühidalt ja konkreetselt, sest varsti hakkab nagu meil juba podcast lõppema, et eurosarja vooja vastased nüüd sel aastal. Paidele, Floral, Nõmmele ja Levadele, mis sa arvad, kui hästi ja suured šansid meil neljal võivad olla? Peangi just silmas nagu neljal nüüd Eesti klubil, nende klubide vastu. Ma arvan, et kõigil on võimalus. Selles mõttes kõikidel meeskondadel on võimalus edasipääsuks olemas. Ja seda ma väga, väga loodan. No, palju ei ole enam jäänud, et eks näha ole, mis see esimene mäng kõigi jaoks tähendab, aga vaadates nii-öelda kõiki siis klubisi, kes meid esindama lähevad, siis tegelikult kõik mängivad ju praegu väga head jalgpalli. Et Kaljul võib-olla on väike selline möönaperiood. Vigastustega, jah. Nagu Aamen kirikus võib öelda. Aga nad on Euroopas näidanud, et suudavad tegusid teha ja ma arvan, et see kindlasti, et nad kindlasti suudavad, ma väga loodan, et nad suudavad tulemust teha Paide nagu Paide ikka, et ega seal reis väga, väga pikk ei ole ja ikkagi viimased mängud on näitanud, et Tarmo on saanud asjad liikuma ja ootame edasipääsu. Levadia samamoodi peab minema reisima ju Walesi, et eks seal Briti jalgpall on keeruline, võib-olla meile nõuab harjumist, aga ma arvan, et Jatslav Savoika on saanud selle Levadia väga hästi toimima ja noh. Täpselt, ärme ära unusta, kes on nende peatreener. Slava. Ja nad on näitanud ju liigas suurepärast hoogu, et see võimalus edasipääsuks on nendel täiesti reaalne ja ega midagi muud me ei oota ja Flora samamoodi, et nende vastane on võib-olla kogu sellest või tähendab kõikidest vastastest kõige tugevam, aga nad on näitanud ju samamoodi viimased voorud, et seal on sisu küll ja veel ja seal ütleme siis niimoodi, et noort julgust ja sellist pealehakkamist on selles meeskonnas ja Kostja on saanud või leidnud endale selle õige koosseisu või kuidas need asjad toimivad ja ootaks ikkagi edasipääsu, nii et ma väga loodan, et kõik saavad edasi. Kostja on legend ja tervitame siin Kostjat ja kõiki Nikit ja Tarmot ja Slavat ja loodame, et Eesti poisid suudavad ikka välismaalased vastu muru suruda ja elagu Eesti klubi ja üleüldiselt Eesti jalgpall. Vamos! Nii, aga ütle nüüd päris ausalt, kui rahule sa üleüldse oma enda karjääriga jääd? Mis sul olnud on siis? Väga rahule. Ega kõik, mis on tehtud, on tehtud. Mälestusi on küll ja veel. Väga paljude heade inimestega tänu sellele tuttavaks saanud, et mul ei ole tagasi vaadates, ma ei näe kohta, kus oleks saanud võib-olla drastiliselt midagi muuta või teistmoodi teha, et pigem ma olen võib-olla õnnelik selle üle, et mingid otsused, mis on alguses tundunud valed, on osutunud õigeteks või mida ma mingil hetkel võib-olla kartsin või arvasin, et see ei ole võib-olla see õige aeg. Aeg andis ikkagi nii palju või siis ütleme niimoodi, et otsused, mis ma arvasin, et võib-olla ei ole kõige õigemad, osutusid ikkagi kõige õigemateks otsusteks, mis teha sai, et sama see
võib-olla mitte ära lõpetamine ja Paidesse tulemine, et noh, sellist. Esiteks, et ma 40-selt lõpetan karjääri, et siin räägitakse 35-selt, 36-selt, kes siin 32 lõpetavad, et ma sain rohkem ja veel, kui oleks tahtnud. Ei, mina olen rahul. Nii, ja me olime juba küll seal klubide juures, aga kiire soovitus või sinul mingi nõuanne just meie Eesti väravavahtidest poistele, kes lähevad nüüd eurosarja mängima? Kõik on kogenud juba, keegi esmakordselt seda teekonda ette ju ei võta, et kõik klubid, kes meid esindavad, kõikidel väravahid on varem selles olukorras olnud, et tuleb enda asja teha, et treeningul on ju kõik töö on nii-öelda ära tehtud, et nüüd tuleb lihtsalt korralikult süüa, puhata, magada ja siis endast parim anda, et eks siis kahe mängu kokkuvõttes ole näha, et kes parem on, aga kõik väravvahid, kes klubides lähevad esindama, et kõik on ju tublid ja head, et selles mõttes ma ei usu, et väravvahtide taha seal, ma loodan, et väravvahtide taha see eurosarjades edasi pääse ei jää. Nii, ja ennem kui hakkame nüüd podcast'iga ühele poole jõudma ja kui jõuame kõige viimase küsimuseni, siis tulevad hetkel sul vastata nii-öelda, ma hoiatasin ette, et võib tulla siuke üllatusasi, on ju, kiirküsimused. Nii. Hamburger või pitsa? Pitsa. Nii, koer või kass? Mõlemad. Nii, Saaremaa suitsukala või Saaremaa koduilu? Jälle mõlemad. Nii, okei. Siis Kuressaare või Hiiumaa? Ma mõtlen just jalgpalliklubidena, sest et teil on kurikuulus nii-öelda derbilahing oma vahel alati iga aasta. Kuressaare. Õige. Ja lõpetuseks küsiks siis jalgpall või korvpall? Jalgpall. Väga õige. Nii. Ja kõige lõpetuseks siis küsimus, mis tuleb kõigile. Kuidas sina isiklikult nüüd minu panusega rahule jääd ja oled? Sa oled tubli olnud. Vaata, seal on selles mõttes, see ei ole ka lihtne vastus, lihtne küsimus, millele vastust anda, et kas või enne räägitud see särkide ja muude asjade kogumine, mis sul on, et ega paljudel mängijatel tegelikult jääksid need särgid kuhugi keldri kasti seisma. Sinul on need nii-öelda kokku kogutud, mis järgnevatele põlvedele nii-öelda säilivad. Nendel kõikidel särkidel on oma lugu, mida sa edasi viid, samamoodi podcast, et kõik, kes siin läbi käivad, ju saavad enda mingisuguse loo ära rääkida, mis kellegile kuskilt meelde jääb, võib-olla annab innustust, reisimised ja muud asjad, et noh, et palju sa siin ju Paide naiskonna, meeskonna, noorte, kõik siin Viimsid, Florad, selles mõttes, et see, mis sa teed, et tubli oled, noh, ega siin ei ole selles mõttes midagi muud väga palju öelda. Ma loodan, et sulle jätkub jõudu ja jaksu selleks, et toimetada, sest noh, kui keegi seda ei tee, siis ega seda ei olegi. Selles mõttes sa oled väga tubli olnud ja sulle tuleb au anda, et sa jaksad, viitsid ja tahad. Ja ma arvan seda, et mida rohkem sa seda teed, seda suuremaks asi läheb ja seda rohkem, ma loodan, et rohkem särke, kõiki muid asju, võib-olla sa mainisid, et kunagi võib-olla
tuleb midagi muuseumi sarnast, et see oleks väga, väga lahe ettevõtmine ja sellest tuult tiibadesse toimetaja tee ja ole sama entusiastlik edasi, et sa oled väga tubli olnud. Ma tänan sind kogu südant, Mihkel, ja võin ka ära mainida, et hetkel on minu kollektsioonis 103 särki ja alati, kes te nüüd seda podcasti vaatate, jalgpallurid, tere tulnud on kõikvõimaliku jalgpalli staffi ja nänni, mis väega on, olgu sallid, särgid, pimpelid, rinnamärgid või ükskõik kohtunike maailmas, teie härrad, kaardid, asjad on alati tere tulnud kollektsiooni, sest kogungi kõike ja nüüd mul on ka 22 salli ja igast muud tavaari, nii et kõik on alati tere tulnud, sest ühel päeval ma kavatsen teha omaenda jalgpallimuuseumi. Ja sellega ongi ja tõmmata joon alla podcastile. Tänaseks mu saatekülaliseks oli legendaarne puuriluhk ja minu hea sõber Mihkel Aksalu. Aga enne kui me lõpetame, palun pange meile YouTube'is follower ja like, samuti Instagramis, Facebookis. Tahame tänada oma head koostööpartnerid Crazy Tahtrid, kes on meile siia imemaitsvad söögid välja pannud. Nii et peatse nägemiseni ja tšau! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Chris küsib.